FC Elvasse ma jõudsin mängima 8 aastat tagasi. See sai alguse sellest, et 2 minu sõbrannat, Rahel Repkin ja Kirke Mehar, kolmekest otsustasime midagi teha füüsiliselt ja teadsime, et meie tuttavad sõbrad mängivad jalkat. Läksime ka vaatama nende trenni ja sealt saime pisiku. FC Elvasse jõudsin mängima läbi Elva linnavõistkonna, kus me mängisime siis FC Elva nii-öelda duubli vastu, kus oli ka Veiko Haan ja seal jäin talle 20-aastaselt silma. Et suhteline leping oli, võtta nii. Kindlasti muru, sest et murul on palju mõnusam mängida. Ikkagi muru ega kunstmuru on, no kuigi praegu väljakud on väga heaks läinud ja kunstmurud ka, et kui mina alustasin, siis olid nad ikka väga betoonid, aga nüüd tegelikult väga vahet ei ole, aga muru ikka. Mõned teavad, mõned ei tea. Alates sellest hooajast me enam jalgpalli FC Elva esindusnaiskonna eest ei mängi. Aga ma olen FC Elvaga endiselt ikkagi seotud. Ma teen kujundusi ja visuaale edasi, et selles mõttes eesmärk ongi see hooaeg anda endast maksimum ja head tööd teha. Suurim eesmärk on ikkagi jätkuvalt see, et publikule pakkuda ägedaid etendusi nii-öelda, et publik meid maha jätaks ja tuleks ikka rohkem neid sinna platsi äärde, et see on kõige suurem eesmärk mul. Kujunduste tegemisse FC Elvas ma alustasin 4 aastat tagasi, kui ma nägin Facebookis Marek Naarise sellist appihüüdu, et FC Elval on hädasti vaja kujundajat ja ma selleks ajaks olin väga vähe kujundusi tegelikult teinud, ma olin just alustanud sellel ajal, aga mõtlesin ennast proovile panna ja siin ma nüüd olen. Kõige raskem vastane saab olema meie ise, ma arvan, et kui ei ole piisavalt tahtmist ja pealehakkamist, siis on kõigi vastastega raske. Iseenda vastased olema. Üldiselt kõik, mis ma teen, ma olen kõigega rahul, aga kui ma pean midagi välja tooma, siis naistüdrukute jalgpallipäev 2018. Paremini tunneksin ennast pingil, ma arvan. Seal saab teiste peale valimatult karjuda ja ütleme nii, et mingi hetk sinna pingi poole peab juba vaatama hakkama, et noored mehed tulevad peale. Kõige ebakindlamalt, ega ma ei tunne kuskil ebakindlalt ennast, ma tunnen igal pool hästi ennast. Põhikoolis ja gümnaasiumiski ma käisin Nõos ja hetkel on omandamisel kõrgharidus Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias ja hetkel olen siis 3. kursuse tudeng. Kõige meeldejäävamaks on, ma arvan, võõrsil mängud, kus me oleme saanud korralikult tappa, aga nii 10-20 fänni Elvast on kohale tulnud ja isegi peale siis nii-öelda kaotust, suurt kaotust, nad on ikka meie poolt. See on asi, mis mind saadab elu lõpuni, see tänutunne, kui niuks inimesi on. Kui ma mõtlen FC Elvale, siis mulle kohe hüppab pähe suve suurim üritus FC Elva jalkafest ja 2018 aasta jalkafest oli lihtsalt mega üritus. See on märkimist väärt. Kui mind palliplatsil ei näe, siis tegelen peamiselt perega ja ehitamisega nii töö juures kui ka oma kodu ehitan, et ega vaba aega üle ei ole. Mulle meeldivad väga paljud mängijad, aga otseselt lemmikut ei ole. Ja kuna midagi peab välja tooma, siis Messi. Kõige tugevam külg, ma arvan, on võitlustahe, et ega ma olen üks vast kõige kõvem puujalg meie tiimis,
aga proovin siis võitlustahtega seda kõike korvata. Jah, on küll. Mulle meeldivad väga Velko kujundused. Need on väga efektsed. Nii-öelda parim soovitus on ikkagi see, kui sa tegeled sellega, mis sulle kõige rohkem meeldib. Et kui sa vaatad enda sisse nii-öelda ja jalgpall sulle tõesti huvi pakub, siis anna kagu. Kui tundub, et natukene ei ole õige asi, siis tuleb vaadata maailmas ringi ja midagi muud võib-olla teha. No põhimõtteliselt kindlasti, et enne ei kavatse lahkuda, et kui ma nii-öelda palliplatsilt otseselt ei osale enam, siis ma kindlasti liitun fännisektoriga ja kavatsen seal ikka kõva mürglit teha nii kaua, kui nii-öelda mullal olen.